Kolmapäeval, 8. aprillil 2026 tuli Pärsia laest karm sõnum. Iraan üritas kasutada Hormuzi väina survevahendina, kuid põrkas kokku USA tugeva vastusega ja pidi lõpuks loovutama positsiooni maailma nafta jaoks olulises punktis. Toimus 2 nädala pikkune ajutine relvarahu Washingtoni ja Teherani vahel, mille vahendas Pakistan pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid esitasid otsese ultimaatumi meretee taasavamiseks. Marsruut, mida Iraani režiim püüdis sulgeda, muutus sõjalise ja diplomaatilise surve keskpunktiks, mida ta ei suutnud soovitud viisil hoida. Kes on selle vaidluse keskel? Ühel pool Donald Trump, Pentagon ja Ameerika Ühendriikide sõjamasin. Teisel pool Iraani režiim, tema relvajõud ja katse säilitada kontrolli selle läbipääsu üle. Keskel on Iisrael, vahendajana Pakistan ja ülemaailmne turg, mis reageeris närviliselt, sest Hormuz ei ole lihtsalt suvaline veetee. See on üks maailma kõige tundlikumaid energiasõlmpunkte. Just sellepärast kasvaski kriis nii suureks. Probleem ei olnud ainult sõjaline, vaid ka majanduslik, strateegiline ja poliitiline. Iraan teadis, et Hormuzi sulgemine või lämmatamine tekitab ülemaailmse šoki ja tõstab energia hinda. Ameerika Ühendriigid teadsid seda samuti ja otsustasid muuta marsruudi taasavamise keskseks tingimuseks, et peatada uus rünnakute laine. Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid aitavad laevade ummikuga piirkonnas toime tulla, samal ajal kui Washington esitles kokkulepet täieliku võiduna. Tegelikult on Teherani jaoks karmin tõlgendus lihtne. Režiim mõistis, et tal ei olnud jõudu täielikku blokaadi hoida ilma veelgi kõrgemat hinda maksmata. Päeva jooksul levinud teated kinnitasid seda arusaama maksimaalsest survest. Need viitasid sellele, et pommitajad olid juba teel ning rünnakute peatamine toimuks vaid siis, kui läbipääs avatakse kohe ja turvaliselt ajutise vaherahu raames. See oluline detail näitab, kuidas läbirääkimised toimusid. See polnud spontaanne rahužest, vaid paus, mis saavutati konkreetse ähvarduse all. Just nii see pööre toimuski. Kõigepealt tuli sõjaline surve, seejärel tuli tähtaeg, siis ilmus Pakistani vahendus ja alles siis tekkis lubadus turvaliseks läbipääsuks Hormuzis. Ka Iraani vastupanu põhjus on selge. Teheran soovis muuta väina läbirääkimiste tööriistaks. Avalikkuse ette jõudnud nõudmiste hulgas oli isegi idee küsida iga laeva läbipääsu eest $2 miljonit. Analüütikute ja valitsuste hinnangul oli see katse kehtestada omamoodi geopoliitiline teemaks olulisele maailma kaubateele. Sellest punktist sai kriisi sümbol. Iraan püüdis surve alt väljuda, kasutades Hormuzi väina hoovana, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid üritasid just seda loogikat murda. Kui vaidlus jõudis sellele tasemele, ei olnud see enam ainult piirkondlik sõda, vaid muutus avalikuks lahinguks üleilmse liikluse kontrolli pärast. Aga olukord on endiselt kaugel rahulikust. Isegi pärast välja kuulutatud vaherahu jätkusid rünnakud ja kahtlused tekkisid järgmistel tundidel. Associated Press ja Reuters teatasid, et kokkulepe on habras. Piirkonnas toimusid endiselt sõjalised tegevused ja kõik pole rahunenud, eriti Liibanonis. Iraan ise ütleb, et läheb läbirääkimistel ettevaatlikult ja hoiab oma väed valmisolekus. See näitab, et relvarahu ei lahenda kriisi, vaid külmutab vaid plahvatuse, mis on endiselt valmis. Pinge on vähenenud, kuid sütik põleb edasi. Tegeliku mõju saab juba mõõta väljaspool lahingu välja. Mereveo hiiglased nagu Maersk ja Hapag-Lloyd on öelnud, et nad on piirkonnas tegevuse normaliseerimisel endiselt ettevaatlikud. Hapag-Lloyd teatas, et laiem naasmine tavapärase töö juurde võib võtta 6–8 nädalat. Samal ajal kui Reutersi andmetel oli piirkonnas umbes 1000 laeva kinni ja miljonid barrelid ootasid läbipääsu. See vastab ka teisele kesksele küsimusele. Kus see kriis tegelikult kõige rohkem mõjub? Mitte ainult Lähis-Ida kaardil, vaid ka sadamates, rafineerimistehastes, kütustes, nende inimeste rahakotis, kes ei oska isegi Hormuzi kaardil näidata. Isegi ÜROs ei olnud ühtsust, et tugevamalt survet avaldada. Resolutsiooni, mida toetasid 11 julgeolekunõukogu liiget, et koordineerida jõupingutusi Hormuzi laevaliikluse kaitseks, vetostasid Venemaa ja Hiina. See samm näitas, et vaidlus ei käi ainult Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel.
mängus on suurem malelaud, kus suurriigid püüavad piirata Ameerika Ühendriikide tegutsemisvabadust ja säilitada Iraani jaoks ruumi Hormuzi piirkonnas. Sellegipoolest jääb fakt samaks. Blokaadist sai ülemaailmne probleem. Ameerika reaktsioon tõstis pinged maksimumini ja Iraani režiim sunniti taktikalisele taandumisele. Lõpuks on tänane peamine lugu see. Iraan tahtis muuta Hormuzi šantaaživahendiks, kuid vastaspoole surve piiras nende tegutsemisruumi. Toimus ajutine vaherahu. Selle peamised osalised olid Ameerika Ühendriigid, Iraan, Iisrael ja Pakistani vahendajad. Pärast nädalaid kestnud sõda ja kasvavaid ähvardusi. Kuidas? Ultimaatumiga, uute rünnakute ohuga, kriisidiplomaatiaga ja survega laevandusele. Ja seekord sai see Iraani panus tugeva tagasilöögi.